sõitnud siis Budapesti. Muud ei oska selle kohta veel midagi öelda, kui teed on lihtsalt kohutavad nagu terve see aeg. Mõni üksik lõik on olnud, mis on suhteliselt hea või uus olnud, aga Slovakkias ja Ungaris mõlemal iseloomustab ühtemoodi kehvad teed. Eks näis, mis edasi tuleb. Teed on nii hullud, et ei tule meelde isegi filmide vahepeal liiklust, et vaatad, et kuidagi ellu jääks. Siin on isegi täitsa sile, võiks öelda. Aga no mõnes kohas olid ikka siuksed augud ja rööpad ja särgid ja värgid. Pole enam kaugel. Oleme ainult 900 meetri kaugusel meie kämpaalast. Vajake tudu. Loodame üsna kohe sinna jõuda. Ja jõudsime siia kämpingalasse. Mõtlesime uurime, vaatame, mis siin pakkuda on. No Niinakiri sama või? Tunduks olevat. Siin peaks tulema mingi 50-60 euri öö meil. Päris kallis, aga siin ei ole ühtegi odavamat varianti ka. Ja seetõttu proovime ikkagi siia jääda. Nii, ja nüüd lähme valime omale koha, kuhu me pääseme ja kuhu mitte. Nii. Yes. Nii. Kalja juba valib siin platsi. Platsi siin on, puualuseid vist ei ole, aga kohe selgitame välja. Oleme siis sisse seadnud ennast siin Halleri kämpingalas Budapestis. Kõige südalinna poolsem kämping, mis siin üldse saada on. Panime oma välimööbli natuke siia lahti. Nüüd ootame, kuni suur palavus mööda läheb ja siis tegelikult plaan minna linna peale. Aga üldiselt oleme siis mõned päevad plaani järgi siin Budapestis. Proovime natuke ringi ka liikuda iseseisvalt või siis vaatame, proovime, kas siit saab Bolti taksot tellida või midagi. Ja siis vaatame kohustuslikud asjad üle ja siis lähme edasi või tagasi, veel ei tea. Aga esialgu tundub tore kämpas olla üle pika ja tulin siis natukene vaatama, mis siin kämpalas veel on. Siin on väga luksuslikud autod esiteks. Ei taha neid lähedalt filmida, aga suured ja võimsad. Siis siin on WC-d, meeste ja naiste oma. Siin on pesupesemise võimalus kõigile. Ja siis siin natuke maad edasi värava suunas on siis veel kööginurk. Kes tahab, saab siin mikroonis soojendada. Veekeetja, rööster, kohvimasin, fritüür. Siis oli prügi panemise koht ja siin on siis office, istumine ja siis siin on veel siuke õueala, kus saab ise grillida. Siin oli ka vist grill. Meie võtsimegi, meil on oma grill ka tegelikult kaasas, aga võtsime grillliha ka ühe paki kaasa. Peaks tulema vist ära tegema. Siin on see võimalus. Võite peab oma gaasipalooniga vist tulema, tundub. Gaasigrilli ei tahaks üldse kasutada, aga ei oska öelda, kas muud üldse saab. Nii. Meie auto jääb sinna taha, aga põhimõtteliselt seal on tavaline grill ka äkki. Saab kasutada. Nii. Ja no võt siis siuke Morelo ja Megalano luksusautod. No see viimane, kus on need väljasõidetavad osad, see on ikka täis veeauto, ega see pole enam mingi kämpaauto. Ehk sellega saad ka ainult suurtele platsidele. Aga mis on positiivset selle platsi juures või selle koha suhtes, et
vaatamata sellele, et me oleme suhteliselt Budapesti südalinna lähedal, on ta tegelikult, Milano oli muidugi palju õudsam, et ega ta midagi nüüd erilist ei ole, ta on ikkagi täiesti siuke tavaline tühjad platsikesed, olmeruumid on suhteliselt siuksel algelisel tasemel, ei midagi erilist, aga positiivne, millest tahtsin rääkida, on siin Budapestis see, et siit saad tellida Bolti ja vaatasin, tellid Bolti takso, nagu Eestiski, põhimõtteliselt oled 5–10 euro eest kuhu iganes soovid. Et vaatasime, et me ikkagi hakkame käima iga päev mingil väljasõidul, võtame Bolti, raiskame see 10–20 eurot takso peale, on palju lihtsam kui ikkagi minna ja kulutada oma energia kõigepealt kuhugi kohale jõudmisest, sest lähedal tähendab see seda, et 2–3 kilomeetrit on siit jõeni, parlamendihooneni oli 4 kilomeetrit vana linna, nii et igale poole ikkagi on minna. Käid edasi-tagasi ära, on juba topelt nii palju maad, eks ole, et lihtsam on oma energiat raisata seal kohapeal vaatamisele, eriti silmas pidades poisi oma, aga ega mul ka seda jalutamise energiat ülearu palju ei ole, sest minu meelest on üks jalutamine üks mõttetu tegevus ja jubedalt väsitav, aga siit sinna põmps kohal, hakkad vaatama, põmps tagasi. Teine positiivne asi, mis on, et meil on kämpaalas olles saame juhtme järgi panna, meil on autos konditsioneeri järgi, see on ikkagi praeguse palavuse juures lihtsalt mega. Tulime siis kämpaalast Bolti taksoga siia jõekaldale, Donau jõekaldale, ootame kuni rong ära läheb, siis äkki näeme jõge ka ja siis proovime mööda seda jõekallast lihtsalt minna jalutama ja vaadata siin mingisuguseid vaatamisväärsusi. Esimene, mida plaanime minna, on jalgpallistaadioni mingi park või? Suur jalkastaadion seal igatahes on nagu näha. Ja nüüd lähme vaatame, kas see on midagi väärt ka või ei ole. Vot selline näeb siis välja siin Budapestis jõekallas. Ega me tõenäoliselt kõige ilusama koha peal ei ole, aga kusagil 2 silla vahepeal, nii et me oleme praegu kangi all. Jalutame siis sinna staadioni poole. Jõgi on siin ikka igavesti lai see Donau. Rongiliiklus on siin tihe, et üle silla läheb juba selle väikse lühikese ajaga, mis me siin jalutanud oleme, juba teine pikk kaubarong. Meil need vist, ma ei tea, korra nädalas ei näe vist sedagi. Ja siis tuleb siit ka, ma ei tea, kuidas nimetatakse neid laevakesi, millega siin jõe peal mingit manti veetakse. Igatahes siuke ka liigub. Nii marssimissime siis siia kuhugi edasi mööda jõge, kus tuli omakorda väike sillakene. Oleme nüüd mingi jalakäijate jalgratturite silla peal. Selle eesmärgi, et külastada seda väikest saarekest, mis siin vahel on. Aga sinna küll ei viitsi hakata vantsima vankritega kusagilt treppidest alla. Pigem lähme kuhugi edasi või tagasi. Tulime siis seda staadionit ka natuke lähemalt vaatama, mida sai öeldud, et on kindlalt jalkastaadion, aga üllatus, vaatame, mis staadion see tegelikult on. Võib-olla on hoopis kergejõustiku oma. Nii, jõudsime trepist üles. Siin on hoopis mingisugune rada rahvale treenimiseks. Ja siis on ka jooksjaid. Ja siis on staadion. Täismõõtmetes eeldatavasti. Siuke suur, võimas. Vot selline värk. Ja siis kohalikud saavad kõik siin vist treenimis käia, sest tegelikult on see avatud alla, kuhu võib tulla niimoodi jalutada ja olla. Siin on välijõusaal inimestele ja jooksurada ja siuke pehme mõnus. Ei pea betooni peal jooksma.
oleme siis mööda Jõekallast edasi marssinud. Siin on Ludvigu muuseum, moodsa kunstimuuseum peaks see olema. Ja siis väga ilus uhkemaja kohe siin Jõekaldal on Rahvusteater. Nii, ja Rahvusteatri sissepääsid. Kohe sõidab rong me vahelt läbi. Ilus hoone, ilus jõgi ja võt siis ilus rong sõidab tšuh-tšuh siit. No nii, tänaseks päevaks aitab küll jalutamisest, eks ole. Ootame Bolti ja sõidame oma kämpaalasse tagasi. Muidu väsime veel ära. Ja siis võib-olla lähme, toome kebaabi, võib-olla midagi muud, saame näha. Aga iga hetk peaks meie Boltikene jõudma. Tere hommikust! Käes on meie reisi 9. päev, täna on teisipäev, 9. september. Oleme nüüd siin kämpingus. Tegime oma hommikused toimetused ära, pesime või koristasime auto ära, võttis aega, auto oli paar päeva koristamata, hakkas juba seapesaks minema, karvu palju, nüüd on asi korras. Öö oli meil täna väga raske, ei tea, kas poiss ei eile liiga palju päikest või mis iganes see oli, natuke kuum ta oli, igatahes andsime igaks juhuks valuvaigistit, see tõmmas ta rahulikuks, muidu iga asja peale öösel üleval ja nutab ja karjub ja päris masendav on niimoodi reisida, siis mõtled küll, et tahaks kodus sellel hetkel olla. Et seal ei ole nii palju probleeme või vähemalt ei tundu. Reisi ajal need kuidagi võimenduvad need lapse mured või probleemid. Seetõttu oleme täna vähe maganud, ärkasime suht hilja, Eesti aja järgi 9, kohaliku aja järgi siis 8. Tegime väikese hommikukohvi, paar näksi, kuna eile õhtu sõime kebaabi, mis oli mega suur ports. Käisin siis tõuksiga õhtul toomas eraldi seda kebaabi, väga ohtlik sõit oli. Peab välja mõtlema, kuidas saad telefoni panna ikkagi tõuksi külge, et teaks, kuhu sõita. Eksisin ära ka tagasi tulles, sest parema käega vajutad gaasi, vasakuga peaks pidurit võetama, aga vasakus on telefon ehk pidurdamiskätt ei ole väga. Hädavaevu saad kuidagi ja hädavaevu helistasin kogemata 2 korda hädaabisse, kuidagi telefoni panin kutsuma, nii et ise arugi ei saanud, vaatasin, hädaabi number läheb ja siis parema käega on ka niimoodi, et sinna kätte siis lenksu külge panin veel kebaabi rippuma. Siis paar korda läks see gaas ülaru palju peale, et üsna siuke ohtlik nõme sõit, tegelikult siukest asja ei taha. Et kui keegi ütleb, et roolis filmimine nendel hetkedel, kui ma filmin on ohtlik, siis see pole üldse ohtlik võrreldes sellega, kuidas sai tõuksiga kebaabi toomas käidud. Aga küll me välja mõtleme, kuidas saab selle telefoni Google Mapsi jaoks lenksu külge pandud ja siis enam ei ole see asi ohtlik. Siis on väga mõnus, võtad tõuksi välja ja käid 1-2 kilomeetri kaugusel ära, sups. Et ega sinna üksinda mingit jalutusringi ei viitsi ette võtta, kui nagunii oled käinud kusagil juba linna peal ekskursioonil. Aga nüüd on asi sealmaal, et proovisime poissi hommikutoidule saada. Tõenäoliselt see ei õnnestu, Sille veel proovib korra. Siis paneme vankrisse ja läheme siia mitte kõrvale, aga 600-700 meetrit on Aldi. Lähme käime seal ära, sest avastasime, et kõik meie hommikusöög või võileiva materjali, singid ja asjad, kõik on veel sügav külmas, polegi mida kohe süüa ja vaatame kohalikku poodi. Ja siis, kui päevane see kuumus mööda saab, siis lähme õhtul vanalinna, plaanime Boltiga jälle minna. See kuumus oli muidugi, mis öösel tegi oma töö. Kui meil need vaheuksed sealt kinni on, siis on ainult üks suur katuseluuk, aga tegelikkuses õhku pole, jube palav on. Näiteks kõige jahedam hetk oli väljas 19 kraadi, aga see ei jõua autosse, sest auto on ikkagi päevaga nii kuumaks köetud. Nüüd meil on kohe hommikust saati panime konditsioneeri järgi. Natuke oli ka eile tunda seda, et me oli meile kõvasti konditsioneeri kasutanud. Ka poisil võib-olla on hoopis külma saanud konditsioneerist, ei oska öelda. No igatahes vaatame, kuidas sujub. Ütleks veel kord, see liikuumaga matkaautoga reisimine
ei ole nii nauditav kui see, et olgu pigem öösel natuke külm, paned natuke kütet peale, päeval normaalne, aga see, et päeval sul tuleb 30 kraadi ja ma ei kujuta ette, kui peaks veel rohkem tulema, see on meie jaoks piin, ei taha sellist maks 25, 20, 25, õhtu oli väga mõnus õues istuda, siuke, ma ei tea, palju siis sooja võis olla, 20 ja natukene peale, et oli väga mõina. No vot, jutt oli päris pikk. Oleme sõitmas siis Vanalinna, läksime oma kämpingust Boltiga Vanalinna, 19 minutit näitas minek, 13 eurot läks see maksma. Seal taga vaatame Vanalinnas ära selle kohaliku lossi ja jalutame natuke mööda Vanalinna ringi ja siis tuleme tagasi. Oleme siis suundumas üle jõe teisele poole, Buda poole siis nii-öelda, et üks ongi Buda, teine on Pest, kokku on Budapest. Nii ja jõudsime üles siis selle Buda lossi juurde. See nüüd ei ole see maja, see on lihtsalt ilus maja, aga siit niimoodi sinka-vonka me suht üles tulime, taksod siia veavad inimesi ja bussid. Tundub huvitav alati ja see loss hiiglaslikult suur. Nagu nende igasuguste vanade hoonete ja asjadega on ikka renoveerimist kõvasti siin. Käib ehitus või renoveerimine, ei saagi kohe aru. Poika meil vaikselt on unine, ei jäänud matkakas, ennem seda magama pakkusime tund aega võimalust, ei jäänud, temal oli oma arvamus. Hea, et me ikka siia tulime, muidu oleks jäänudki meil arvamus sellest Budapestis selline, nagu me kämpaala on ja need nõukaaegsed kortermajad, aga ikka on midagi enamat ka ja ilusamaid asju ka. Nii, oleme siis siin kohale jõudnud selle lossi väravatesse vist. Ja siis saame siit näha kohe vaadet alla, sest me tulime ikkagi mäe otsa. Jumal tänatud, et tulime Boltiga. Ei pidanud jalgsi siia vantsima. Nii. Ja siit siis avaneb vaade selline. Jõe peale. Tulime siis lossi väravatest sisse, siit tulevad siuksed ilusad trepid alla. Ja siis sinna näete uhke hobuse kuju on seal. Aga kuna me oleme lapsevankriga, siis ega me ei pääse sinna naljalt. Siin on ainult mööda treppe minek. Kailla on nagu hobune. Issi tuleb laps üles ja ise ta valis selle tee. Mina pakkusin, et me võime minna, et ma võtan ise vankri või võtame kahe vahel, aga ei, tema tuleb kange, nagu ta mul on. Aga jõudsime siis siia korrus allapoole. Oleme nüüd äkki jõudnud selle lossi keskpaika, arvestades seda torni siin. Loodetavasti sealt pääseme sisehoovi, mida me kohe ka läheme. Siin on see suur kuju, mida me kaugelt vaatasime. Ma ei tea, kas pannakse siin jõuluturg püsti või midagi muud. Igatahes pannakse siin igasuguneid kopsikuid ja siis teiselt poolt jõge avaneb terve rida ilusaid hooneid, mida siis saame juba homme või hommegi näha. Plaanime ikkagi siin olla ja neid asju vaadata ka. Nii, näete, tõmban natukene lähemale. See peaks seal olema tornidega parlamendihoone. Ja seal on ridamisi järjest neid ilusaid hooneid, mida homme siis külastame. Oleme tulnud siis sisehoovi siia. Tundub, et ikkagi tegemist ei ole jõuluturu putkadega, et siin ikkagi hakkab mingi üritus. Aga mine sa tea, munad on küljes, äkki hakkavadki tõesti juba jõulud. Aga igatahes sisehoov. Tagumine külg siis sellel majal sööke suurem ja kohe näeme ka seda, kus siin kraanad ehitavad, eks ole. Igavene lahmakas on see kompleks igatahes. On mida vaadata, sisse tõenäoliselt ei pääsegi praegu.
Läheme natuke piilume siit edasi. Sisehoovis siis tuleb edasi järgmine sisehoov, aga leidsime ka sildi, et siin hakkab põhimõtteliselt veinifestival pihta. Võib-olla peame tagasi tulema, meie Sillega suured veinisõbrad ju, mis oli muidugi nali. Võib-olla oleme elus saanud liiga kehva veini, et paar korda on elu jooksul pakutud ka nii-öelda kvaliteetveini, mis on tõesti head olnud, aga võt ei ole meis seda oskust, et oskaks hinnata või paika panna, et missugune vein täpselt, mis söögi kõrval oleks ideaalne. Kui keegi seda oskab ja ma olen paar korda istunud lauas, kus seda osati, siis võiks küll öelda, et vein oli üllatavalt hea. Muidu ausalt öeldes üldse ei meeldi. Ja see siis tundub olema järgmine sisehoov. Kui te näete kogu seda pinda, mis sellel hoonel on, see on ikka metsik. Ja kui ma enne näitasin seda parlamendi hoonest kaugel, ka ju metsik, eks ole. Ju see iseloomustab seda kunagist rikkust, kus kogu rikkus läks kõik ikkagi enam-vähem ühte taskusse ja ehitati igavesti uhked hooneid ja värke ja nüüd enam nii vist päris ei saa. Või saab, Sille ütles või? Ja tagumisest küljest üks rõdu pealt vaade. Jube äge ala on, kus see veinifestival tegelikult toimub ja suure tõenäosusega on siin ka jõulude ajal jõuluturg ja värgid, et samasugusel kujul ei tahaks küll lolliks jääda, et pärast pole, aga millegi pärast sisetunne ütleks, et siin võiks olla jõuluturg samamoodi. Ja jalutasime edasi. Nüüd oleme sellest hobuse kujust mööda tulnud. Hoone jätkub sama lahmakusega, samal ajal pannakse endiselt igale poole telke ja asju ülesse, kus siis hakkab see veinifestival suurelt pihta ja see hoone endiselt jätkub. On ikka suur küll, ilus on nii ja naa, aga lihtsalt kui võimast on, pigem paneks rõhku sellele. Kaugel tundub see parlamendi hoone palju ilusam kui see, mis siin praegu on. Siin inimesed pildistavad kõik, jõe peal toimub liiklus. Jõudsime siis nüüd lossi vasakpoolsesse lõppu, kui nüüd otse vaadati jõe poolt. Et sellega nüüd peaks piirduma ja siit lõppema. Sealpool on veel mingid ilusad hooned ja asjad. Kas me sinna alla veel ei jõuame, ei oska öelda. Meie aeg on piiratud, kui poiss hakkab ikka väga märku andma, et miski ei meeldi, eks me siis peame hakkama kodu poole minema. Et ega see on ainukene osa, mis selle karavaniga reisi raskeks tegelikult teeb, miks praegu tundub võib-olla tihti, et oi, ei tea, kas see karavani reis on õige. Et nii väikse lapsega lihtsalt, et kõik käib ju tema järgi ja tema ei oska ju öelda, kuidas ja mis asi tal segav või valus on või nõnda edasi. Ja kui siis ta hüsteeriliselt teinekord peaks karjuma, siis ikka raske välja. Mitte kannatada, aga raske vastu võtta seda hädakisa. Tõmbame otsad siin Budalossi juures kokku, hakkame liikuma Raekoja poole või jõe kaldale. Igatahes nii palju kuurisime, et see on siis ehitatud 13. sajandil ja huvitava ajalooga koht. Seda ajaloogu peab igaüks ise uurima, see on nii pikk, ei viitsi seda ümber jutustada. Tulime siis allapoole, vedasime niimoodi, et poiss oli mul ilustis üles ja emmega vedasime vankrit niimoodi, et mina hoidsin siit sangast ilusti kinni ja emme eest ja nii tulime siit mõned väiksed. Üks näide sellest trepist on see, kust me alla tulime ja näete, kui kõrgel on see hoone.
ja siin all on ilus istumine, mida ülevad sai näidatud. Nüüd lähme veel ühed trepid ja siis jõuame siia ilusasse aeda. See tundub täitsa tore olevat. Lõpetasime siis oma Buda lossi turnee. Oli väga huvitav, väga võimas, suur. Oli ilusaid kohti, oli selliseid tavalisi kohti. Ilu on alati vaataja silmades, kellele meeldis, kellele mitte. Aga see võimsus, kui suur see kõik on, see on ikka uskumatu. Ja kui iluse koha peal, kui ilus vaade, siit vaatad otse jõe peale. Et tegelikult see kõik on super ja kui ilus võiks see veel kõik olla õhtul pimedas tuledes. Mine sa tea, äkki jõuame ka õhtul siia teinekord tulla. Et taksoga ikkagi on väga mugav, kui valid omale vaatamisväärsuse välja, siis takso viib sind ukse ette, sa ei pea kulutama mingid mõttetud energiat kuhugi jõudmiseks. Saad selle lihtsalt kätte, naudid seda täiega ja lähed tagasi oma koikosse. Ma lihtsalt ei viitsi niisama tühja jalutada. Peaaegu oleks rataste alla jäänud. Aga praegune variant on super. Kulutad pigem 20 eurot sellele Bolti sõidule ja saad mugavalt kõike näha. Et homme jälle vaatame, mis ilm homme on. Täna on ilm super. Homme lubab vihma. Saame näha. Käes on õhtu, väljas on läinud pimedaks ja mõtlesin, et väikse ringkäigu lähen viin prügi ära ja siis näitan siin tuledes asja. Kutsad helistavad kogu aeg toas autos olla pigem. Poja ja Kalja läksid juba toidule. Ma tõmbasin natukene sinna asju koomale, ehkki neid asju on veel. Siis saime Pärnus Rainer ja Kaili kinkisid meile siukse naljaka vannikese. Jutu järgi sain aru, et Rainer tellis selle omale terrassile lihtsalt enda jahutamiseks, aga siis tuli välja, et see täielikult ise sinna sisse mahuks, siis peaks olema siuke Oskari suurune või natukene vanem ka, aga mitte tõenäoliselt suur täis elujõus mees. Selle jaoks pole see mõeldud. Nii et lapsele võib-olla isegi täitsa tore asi just reisi ajal, sest see käib kokku torudest lahti ja vaid omavahel kokku, siis ta ei võta väga palju ruumi ja nii palavaga nagu praegu siin ja kus pole üldse ujumiskohti ja värke, siis on hea sulistada, ei pea minema otsima mingit spa-lõbusid. Nii, siis täna õhtul tulid meile veel terve hunnik, üks seltskond mingi prantslasi, 14 autot lugesin kokku, on nemad. Ja siis väga siuke huvitav asi on, kuidas siin saab naabreid näidata, et näiteks kui ägedad tuled neil on pandud niimoodi vaikselt. Meil on ka tuled olemas, aga pole veel viitsinud üles panna. Peab tegelema sellega. Tegelikult peaks mõtlema natuke küljeseinu. Täna panime niisama sinna rippuma natukene, et see aitaks tegelikult päikesevarju vastu päris hoolega ja oleks siuke oluline asi. Vot niimoodi. Ehk hommikul oli plats suht lage, enamus läksid ära ja täna õhtul on kõik koos ja vot näete niimoodi pikk laud tehtud siia pandud kokku. Kas pole äge või? 14 karavani. Väga äge. Mingi ühine seltskond. Vot, oleks mingi siuke seltskond olemas, küll oleks äge reisida. Aga ei ole. Järelikult peab selle seltskonna tekitama. Üleskutse, kellel on võimalusi, hakkame koos matkaautodega ringi rändama. Mõtle, kui äge.